hakka valetama. Te kõik teate, et ma olen edev mees. Ma olen alati olnud. Sinna ei ole mitte midagi teha. Ma olen alati olnud edev ja ma ütlen ausalt, et ma ju, ütlematagi, te ju näete, et ma naudin seda praegu. Kuule, kui sind on maha tambitud 1,5 kuud ja siis järgmine hetk tuleb, et tegelikult sa oled suht tore ja hea ja äge ja palun tule tagasi. Siis see on ju veits nagu kompliment, ei või? Ma ei tea, mina küll näen seda natukene niipidi. Et võib-olla, kui nad oskavad, kui Isamaa oskab piisavalt hästi minu edevusele mängida, siis ma arvan, et neil on väga palju uksi on valla, kui nii võib öelda. Aga eks suures pildis kindlasti alahinnati ja kõik, aga ega mina oleks ka alahindanud, nagu selles suhtes, et pane iseennast olukorda, või teie, kes te vaatate, pange ennast olukorda, kus te olete poliitikat teinud, võib-olla mõni ongi poliitikat jälginud lausa, viimased mingisugune oletame, et mingi 30 aastat. Te olete äkki umbes mingi 50, midagi sellist või mingi 40 pluss, ütleme. Et te olete peaaegu või umbes mingi 30 aastat te olete jälginud poliitikat suuremal või vähemal määral. Ja nüüd, eriti kui te oleksite veel poliitikas sees, ja siis tuleb mingisugune noor kukk, kes käib ringi oma mingisugused dressipüksid jalas ja käib ropendab, ütleb mingisuguseid koledaid asju kuskil internetis, siis läheb, kleebib noortele kuskil autode külge, et minu eest seisab Chris Kärner ja siis järgmisel hetkel käib kõmakas ära ja ta veel saab raisk tilk alla 2000 hääle ka veel Tartu linnas. See on ju ilmselgelt see lööb nagu kõhu lahti, et tõsimeeli, nagu ma ütlesin täna Vikerraadios, et minu isiklik hinnang ongi see, et see ongi tulevik. See, kas see kellegile meeldib või ei meeldi, see on ebaoluline. Aga see ongi tulevik. Ma garanteerin teile, paljudele teist ei meeldi, aga ma garanteerin teile, et varem või hiljem on Brigitte Susanne Hunt on Riigikogus või üldse poliitikas. Täna ta õpib juurat, aga uskuge mind, varem või hiljem see juhtub. Tartu Isamaa suurendas fraktsiooni ja jätkab kõnelusi Reformierakonnaga. Mul on siiamaani piinlik, et ma selle jopega sinna läksin nagu täiesti perses, nagu palun ärge näidake seda enam. Nagu ma panin alla jumala korralikud riided, aga ma ei võtnud seda jopet maha ja mul on jumala piinlik lihtsalt kogu aeg, kui nad näitavad seda nagu. Miks ma mingi täitsa peetis, Selles suhtes, et ikkagi Lukas on nädal aega näinud vaeva, et sappi pritsida ja nüüd ta siis täna tuleb, et mingi, et tegelikult on chill, et ma tegin nagu veits nalja või nii, et sotsidele saab läbi rääkida küll nendega ja meie kõigiga. Et selles suhtes õnneks ma nagu inimesena, või ma ütlen ausalt, ma olengi inimesena selline, et ma andestan, aga ma ei unusta nagu, et kuvad ka Keskerakonnaga. Täna oli tähtaeg, et mõlemad suures pildis on poliitika ja mind ei häiri nagu. Aga nagu samal ajal nagu olgem ausad, seda on ju naljakas vaadata või ei ole või? Minu meelest seda on nagu naljakas vaadata nagu. Käbi. Gabriel Väli. Gabriel Väli läks kuskile peole, vägistas ära seal mingisuguse alaealise tüdruku, sai kohtu poolt karistada. Kuidas? Ta ei pidanud isegi kongi minema. Tüüp sai mingi 2 aastat tingimisi ja talle öeldi, et palun ära joo enam alkoholi. Kuidas inimesed saavad seda tõsiselt võtta? Või nagu, kuidas sul ei teki sees seda oma õigust, et kuidas niimoodi saab? Ja siis ta oli kuskil suvelaagris lastega tööl, peale seda veel, oli küll, järgmine suvi või nagu nii-öelda sellele järgneva suvi, oli. Et see on kole lugu nagu. Et ma usun, et PPA on nagu väga palju nagu tööd ja neil on raske ja neil on võib-olla inimesi ja töötajaid on vähe, aga siis tuleb lihtsalt, ma ei tea, kommunikeerida paremini või tuleb mõelda nende karistuste peale rohkem või ma ei tea, kuidagi tuleb see lahendus ju leida sinna. Tallinnas loetakse jalakäijad ja jalgratturid üle.
Tallinna kesklinna olulisemates sõlmpunktides hakatakse loendama jalakäijaid ja jalgrattureid. No miks nad seda täna loevad? Lihtsalt võib-olla rumal küsimus, aga nagu, mis see täna annab? Palju neid täna on? Täna praegu on palju kraade. Praegu on 6 kraadi. No mis sa saad selle teadmisega? Võib-olla mingi keskpäeval on 10 kraadi sooja, aga mingi vihma sajab. No neid ei saa ju palju olla. Et noh, mu isiklik hinnang üldse nendele jalgrattateedele on see, et kui nad tahavad neid teha, okei, aga siis need peaksid olema sellised, et vajadusel saab need postid siit minema tõmmata ja siis ongi mingisugusest kuust, oletame, et näiteks täna on oktoober, 1. november, enam ei ole mitte ühtegi jalgrattateed, põraki. Nüüd on jalgrattateed muutuvad ümber näiteks autoteedeks. Noh, midagi a la sellist, et nad oleksid nagu üldkasutatavad. Et sellisel juhul ma nagu saaks veel mingit pidi mõista seda, et miks neid on vaja ja kuidas nagu seda nagu... Liitsid mehed need Vargamäe Isamaa omad. Andsime ära oma võidu ja tegime sellega oma margi täis. Liitsid mehed need Vargamäe Isamaa omad. Me kinkisime võidu Reformierakonnale, eirates valijate selgelt väljendatud tahet. Täpselt nii kirjutas erakonnakaaslastele Isamaa liige ja Tartu linnavolinik Mihhail Lotman. Ja täna tuli korralik pommuudis. Ma korra segan vahel, kes ei ole aru saanud, siis Mihhail Lotmani kiri. Ma lihtsalt tahan, et te nagu saaksite sellest aru, sest minu meelest see on nagu väga perses. Mihhail Lotmani kiri, kes on meie kandidaat, kes on Isamaa minu teada isegi erakonnas sees, eks ole, ta on pikaajaline erakonna liige olnud, minu teada. Ta on olnud ka Riigikogus ja nii edasi. Ja tema kiri, mis ta kirjutas fraktsiooni ja kandidaatide mingisugusesse postkasti üldmeilile liigiti. Saate aru? Tema kiri, keegi kopeeris selle kirja e-mailist ja saatis selle postimehele. Aga saate aru sellest? Nagu, sorry, aga ma ütlen otse, mida vittu toimub? Mis mõttes, mis seal vahet on? Mida sa ajad, mis seal vahet on? Väga suur ja oluline vahe on. Sisekirju liigitakse. Meil on veel fraktsioonis või kandidaatide nimekirjas on keegi, kes räägib edasi suvalistele mingisugustele, noh, ma ütlen otse välja ajakirjanikele, mingisuguseid siseasju, mis toimub erakonna või koalitsiooni koosolekutel, ka veel. See on väga suur asi. See ei ole nagu, et mingi, mis siis on? Ja ma nõustun, et see Lotmani kiri oli positiivne selles võtmes, et ma arvan, et mina ainult võitsin sellest, et see liigiti. Aga samal ajal see on ju, sorry, aga see on totaalne perse. See on ju totaalne perse tegelikult. Et... mina ei tea, kes seda jama korraldab, aga no see on ikka täitsa nagu uskumatu. Kuidas ja miks üldse peaks nagu usaldama erakonna siseselt inimesi? Üldse keegi, kui sellised asjad juhtuvad. Mina ei tea, kes seda tegi. Aga nagu, noh, tõsimeeli. Sa näed ja sa ei müristanud. Isamaa otsustas Chris Kärneri tagasi oma fraktsiooni võtta, kusjuures juhatus tegi selle otsuse konsensuslikult. Chris Kärner pole veel ise oma jah-sõna öelnud, et ta tuleb tagasi, aga see on mingil määral ka mõistetav, sest eks see positsioon oli üsna ebamugav, kuhu ta on pandud. Ka Isamaa piirkonna juht Kaspar Kokk sõnas, et ei Reformierakond ega keegi teine ei tule Isamaal ette dikteerima, kes kuuluvad Isamaa fraktsiooni. Ta ütles, et kui Chris Kärneri fraktsioonist väljaarvamine ei olnud ametlik otsus, siis tema tagasikutsumine on juhtkonna ametlik otsus. Tartu Reformierakonna juht Urmas Klaasp oli täna palju leplikum kui eelmisel nädalal ja ütles, et tema ei hakka teiste erakondadele siin on veel mingi, et esimeses jalaväebrigaadis oli sama Citylüti ülem tegi infotunni slaidid, muud materjalid liigitatud kui asutuse siseseks kasutuseks või mis see on?
ehk ja reaalselt sama päeva õhtul olid need teemad meedias, samad slaidid, what not, ma ei tea, kas liiki ja leiti või mitte, aga loodan, et enam kaitseväes ei tööta. Noh, ma mõtlen ka nagu seda, et see on nagu, see on lihtsalt nagu, see on räme, noh. Kui suur see meil list on, mina ei tea neid asju. Mina ei tegele neid asju, mul pole aimu ka. Mõtle nüüd ise liikis Dexter Sound, kes see? Mina või? Ma lihtsalt ütlen ühte asja, et miks mina peaks liikima Postimehele, kui ma saan liikida näiteks enda kanalil ja siis saavad kõik korraga võtta selle. Lihtsalt nagu üks mõte teile.